Mina olen Andres Jääger ja minuga koos on Kristiine Frey. Ja meie oleme eluhoolikud. Eluhoolikud, see ongi, me elame südamega. Elus sõltuvuses olevad inimesed. Jah. Ma tunnen siin on natukene seda ma võin kõikide probleemidele lahendada. Eluhoolikud@gmail.com. Sa võid alustada. Tõmba alguske. Tere, Andreas. Tere, Kristiine. Me oleme jälle siin. Istume ja hakkame rääkima. Äkki peaks mingid seisulauad tooma siia? Seisulauad? Ei tea, vanasti oli Eesti populaarne oli YouTuberitel oli seista. Samal oli, see oli enne sinu aega. Okei. Aga oli ja praegu oleme siis, kõik oleme sellised istuvad tegelased. Siin aga sportus on jälle istud. Ja see on siuke mugav, tekitab siukse hea vibe ja jah. Kuule, aga sina käisid meil kunagi maratoni jooksmas. Ma ei mäleta, kas me selles saates rääkisime, aga ma tean, et sul oli nagu see oli unistus sul ka üks ju. Ma käisin elu kõige raskem asi. Ma teadsin, et see on raske, aga et see nagu nii raske on ja just vaimselt, et okei, füüsiline pool, sa saad ju treenida ja sa saad ette valmistada, aga võt see, kui sa käid esimest korda maratonil ja saad aru, et holy shit, kui palju ma pean ise endaga nagu oma peas tegema tööd. See õpetas mulle endale väga palju. Nagu näiteks, mis oli õppetund number 1, mida sa said? Ma sain ka aru, et kui ma kõva mõtna. Nagu see, kuidas ma suudan nagu ennast võib-olla ümber veenda. Sest et mul olid mingid punktid, kus ma olingi mingid tavai, nüüd on kõik, ma ei viitsi. Nagu miks ma olen siin? Ja siis lihtsalt hakkad ise endaga rääkima, et ei, me lähme lõpuni. Nagu me oleme juba siin, me läheme lõpuni, pole hullu üks. Meie ehk siis sina ja sinu ja hing. Sina ja sinu hing. Jah, ma ei tea, miks ma nagu, siis kui ma rääkisin ka endaga too hetk, siis ma olin ka mingit, me lähme lõpuni. Ei olnud see, et ma lähen lõpuni, me lähme. Et ma ei tea, mina ja minu suur ego võib-olla. Sest et ei saa ju, mis mõttes ma jätan pooleli. Aga ei, see oli üliäge ja mul oli nagu see toetus, mis mind ümbritses nagu enne maratoni ajal ja peale seda. Plakatitega inimesed seisid. Kristiine Frey. Ei, no nii personaalne ei olnud, aga see oli üliäge, kuidas olidki inimesed olid oma kodudest välja tulnud ja elasid kõikidele jooksjatele kaasa, ma ei oska lambist rääkida. Joostjatele? Nüüd on joostjatele. Hullu, loome see uusi eestikeelseid sõnu on ju. Et üliäge ja oligi 2 jälget oli ka mul seal koha peal olemas, et mega tänulik neile, et näiteks Margus Kiiver ka, kõigepealt ta nagu enne maratoni ta rääkis ära, näiteks ala, kuidas keele võtta ja nagu kuidas ette valmistada, ja siis ta maratoni ajal ka oligi seal suht lõpu poole, et ta actually jooksis minuga kaasa. Sest siis mul oli juba vaim nagu nii surnud, et see andis nii palju juurde. Samamoodi mul ema tuli ka sõbrannaga, see moment, kui nad olid seal rajal. Saad aru, see annab, sa mingi jooksed, sa oled mingi lihtsalt oma mõtetes, lihtsalt üks samm teise järel, nagu tundub terve igavik. Ja siis lambis sa näed neid. Nagu see annab nii palju juurde, see oli üliäge. Järgmine aasta uuesti. Kindlasti, ja siis ma tahan lihtsalt paremat aega. Et see aasta mu eesmärk oligi number 1, see läbida, et ma ei jäta pooleli, ja number 2 alla 6 tunni joosta. No see on nii veider, et nagu sellist numbrit lihtsalt taga ajada, kui sa ei tea, mida sa tegema lähed. Ma teengi siukseid asju, ma lihtsalt sa ütlesid ka, et mingisugune number, et proovisin alla selle joosta. Aga tegelikult ma arvan, ma kujutan ette, kui sa tegelikult jooksid seal ja sa põhimõtteliselt suremas. Kas sa vaatasid seda kella ka tegelikult? Ja sellepärast, ma panin mingid kontrollpunktid. Endale oligi näiteks ala, et ma ei mäleta, et see poolmaratoni osa, et see vist pidi olema mingi 3 tunniga. Siis ma ka äkki oligi mingi alla 3 tunni jooksin. Ja siis järgmine punkt oli siis 30 kilomeeter. Et siis ma need aitasid täiega palju. Et siis oligi mingid, okei, nüüd ma pean nagu pushima, aga ma ei tea, viimased 6-7 kilomeetrit sa oled nii lähedal, aga samas sa oled nii fucking kaugel. Aga oligi see viimased 200 meetrit ülesmäkke, kes see paneb finiš, sa jooksed 42 kilomeetrit ära ja viimast 200 meetrit, pane mäest ülesena.
aitäh et aga siis ma nägingi seda ajatablood ja ma olin mingi, holy shit, ma ju saan oma nagu eesmärki täita, et seal näitas too hetk, kui ma finišisse jõudsin 5:45, aga lõpuks oli 5:43 aeg. Püüdsid kellegi kinni ka lõpus? Tead küll alati keegi lõpus on mingi jänes, sa vaatad, alati, minul endal on andnud, ma näen, et keegi on lähedal ja siis nagu elu ees teed oma viimased sammud, et too kätte saada see, kes selle finišit on. Ei, pigem mitte, pigem see oligi nagu võistlus iseendaga terve fucking aeg, et ma räägin, igaüks võiks tegelikult maratoni ära joosta, et see õpetab sul vaimselt või sellist vaimset tugevust või see, et sa ei anna alla, sest et seal olid inimesi, kes andsid alla. Muidugi. Ja alati mitte sellepärast ka, et vaim annab järel, vaid füüsiline keha, sest et mul oligi mingi hetk ka, ma võtsin ka omal mingi magneesiumi kaasa, ühe paki ma kaotsin ära kuskile, ma ei tea, siis ma olingi mingi, et oh shit, okei, davai. Samamoodi mingi klapid võtsin kaasa, sest et ma ei ole harjunud tegelikult ilma muusikata jooksma. Aga ometi ma nagu sellest kogu maratonist ma jooksin, ma ei tea, võib-olla mingi 10 minutit klappidega, siis need klapid andsid otsad. Nii see olla oma mõtetega, peaaegu 6 tundi, crazy. Jah, aga tead, ma ütlen sulle, et see muusika oleks olnud üleliigne. See muusika oleks olnud müra, häiriv ja väsitav müra. Et see ei oleks too hetk andnud mitte midagi, et kui ma tagasi vaatan, siis see oli hea, et need klapid ei töötanud. Ma eeldan, et sa oleks siis pannud muusikaliselt mingisugust kiiret muusikat, eks? Jah, et nagu mingi tempo või mis nagu kuidagi annaks mingit teist energiat võib-olla nendel hetkedel, kus sa oled mingi vaimselt lihtsalt täiesti, ma ei jaksa enam. Aga ei, kõik läks täpselt nii, nagu pidi minema ja üliäge. Ja see andis mingi inspiratsiooni ja indu nagu jooksmisega rohkem tegeleda. Aga jah, sellest magneesiumist rääkides oligi mingi hetk ma tundsin, et jumala pekkis, mul lähevad sääremarjad, lähevad krampi ja nagu mul ei olnud enam mitte midagi. Ja siis seal need meedikud ratastega sõitsid ka ja siis ma lihtsalt läksin meediku juurde ja küsisin, et kuule, kas sul on magneesiumit. Andis need ja siis ma oma viimase veetilgaga panin seal alla ja jumal tänatud, siis ma arvan, muidu ma ei oleks lõpuni pannud, sest et oligi mingi aeg on see, kui see hakkab toimima ja juba tundsin vaata enne seda, et nagu varsti on pekkis. Aga ei, siis kõik lõppes hästi ja siis oligi finiš, siis Emps ootas sõbrannaga ja siis nad olid mulle mingi sükse auhinna, tead küll see Oscari mingi auhind, kus sa saad, või tead, mille sa saad nendest Tigerist või süke winner. Aga real winner. I am the real winner. Here. Everywhere. Lihtsalt sellepärast, et mitte see, et ma läbisin selle, vaid ongi see, et mu ümber on inimesed, kes toetavad mind ja hoiavad mind ja ma poleks mitte kunagi arvanud, et ma jõuan võib-olla siia kohta, mis on üliäge. Et jah, minge jookske maratoni või siis poolmaratoni, aga tehke trenni rohkem. Mul see ajaaken jäi nii väikseks, et tegelikult see treening on oluline, aga mul ei olnud midagi muud teha, mul oli pidin lihtsalt ära tegema sellega, mis mul on ja nii. Ja see ongi naljakas vaata, et kõik inimesed, seal on ju tegelikult võistleb maratonidel ükskõik milline, kas on jooksumaraton, suusamaraton, seal võistleb ju, võistleb tuhanded inimesed. Ja tegelikult ongi nii, et sina nagu lõpetasid selle ära ja sul oligi tunne, et nagu mina olengi maailma kunn. Ja tegelikult see oli nagu üks tuhandetest. Ja, aga mis tähendab, et ei, ma saan aru sellest, aga see ongi jumala veider, et see, kui nagu suur ületus see on inimeste jaoks, siis on mingid inimesed, kes teevad seda 63 000 korda. Okei, vaata, ma võiksin teha ainult 2,5 tunniga. Et see, kuidas need levelid nagu tõusevad, vaata, et ma järjune kord sa kindlasti, kui sa oled sama maratoni jooksma, see on kindlalt nagu see, et ma tahan nüüd joosta paremini kui 5:43. Ja ma tahan tund aega parandada aega. Et järjest need ampsud kasvavad ja need... Aga peavadki kasvama selles suhtes. Oleneb, ja tegelikult see on iga asjaga. Meie inimestel me tahame väga palju ja ma olen nõus, sa pead mingi hetk piiri tõmbama, et sa nagu... Maailm võib olla su auster, aga sa võid lõpuks endale liiga teha sellega, kui sa mitte kunagi ei ole rahul. Et aga siuksed väiksed nagu eesmärgid, mõõdetavad eesmärgid on olulised. Sellepärast, et siis on sul see silme ees kogu aeg
ja kui sa selle ära teed, siis see on ju veel kõvem tunne. Ei, ma saan aru, ma olengi nagu nõus üldiselt nagu sinu loogikaga see, mis sina teed, on ju. Aga kui on olemas inimesed, kes vaatavad seda, ei ole kunagi teinud või nagu ei ole ka mingit, siis ongi see, nende jaoks ongi see läbimine on juba suur asi. Ja kui nad seda 2 korda teevad nagu teist suvamise ajaga, jälle teist korda ennast ületada, ja mõned inimesed on 78 ja lähevad jooksevad ka seda ja suva, et nad 3 tundi vähem jooksevad, kui nad 30 aastat tagasi jooksid enne seda, aga jällegi nad jälle läbisid selle, et see on jah, siukene fun. Kas sa sellist jooki ka jõid seal, noh? Ei, seal olid mingid spordijoogid ja mineraalveed aga... Mis see on? Mis sa tõid mulle täna siia? Mis ma tõin sulle või? See on... Balancing Energy. Kas praegu just vaatan, et meil on erinevad? On jah? Mul on õuna ja kiivi maitseline jook. Okei, mul on sama. Davai. Siin peaks olema kofeiini ja mingit mineraale, magneesiumit, selline hea maitsega vesi, võib-olla, ma ei tea, limpsi aseme. Maitseveed on sinu teema? Jaa, aeg-ajalt küll, selles suhtes, et kui mul on valida, kas ma võtan nagu tavalise limpa limonaadi või võtan selle, siis... Tead, mis selle korgiga oli? Korgiga oli niimoodi, et mul on üks trennipudel, on tavaline veepudel on ja noh, ma olen nii harjunud nendega. See on nagu imeline leiutis on ja kõik pahandasid 2 aastat, et mis Euroopa Liit tegi, et see on parim saavutus on, et Venemaa teeb tuumarelvasid ja siis Euroopa kuradi tegeleb nende korkidega on. Ja siis mul on trennipudel ja sealt tuli mul see kork ära. Ma olen nii palju kasutanud, vaatas, kork tuli ära. Ja ma ei oska, mis ma teen selle korgiga nüüd? Segab mind. Ma olen nii ära harjunud sellega. See on nagu crazy. Selles suhtes ma olin üks nendest, kes sõidis selle vastu. Mitte nagu ma ei tea, mingi avalikult, vaid lihtsalt ma alati, kui mul oli see siuke pudel, siis esimene asi, mida ma tegin. A praegu? Ma võtsin selle ära. Ei, aga praegu on, ma olen leppinud sellega. On asju, mida ma ei pea muutma. See on nii fucking mugav. Nagu crazy. Olgu. Aga noh, sa ei pea nagu selle. Aga siis, sa oled testinud varem, ei ole? Ei. Esmakordne. Nii vaatame, mis firma see on. A Le Coq. Ma ei oleks arvanud, et õun ja kiivi nagu omavahel niimoodi matchivad. Siuke nagu värske maitse on. Davai. Sulle ei meeldi? Ma annan sellele aega atre seada. See on aus, sest meil on olnud varemgi, et see alguses. Paneme hindad siis lõpus. Paneme mingi aja pärast, jah. Jah. Sest hetkel ta mulle vist nagu niukest muljet ei avalda, nagu ma oleks lootnud võib-olla äkki. Mis sa lootsid sellest? Kui sul on pudeli peal kirjas kiivi ja õun, mida sa siis, mis maitse? Ma ei tea, kuidagi tundub nagu lääge. Is it me? Päriselt, jah? Yeah. Okei. Ma ei tea. Olgu. Lasta veits. Lasta olla. Aga sul on mingi hinna olemas juba? Jaa, ma päris 10, mul on nagu raske anda 10, ma ütlen. Perfektsionist. Võib-olla. Sa ei saa panna 10, kui see ei ole nagu maailma parim asi, mis ei, see peab nagu, see peab tekitama minus mingi räige emotsiooni, siis on 10. Aga... Kuidas saab räiget emotsiooni üldse tekitada, kui on suur valgus, kaamera käib, kõik lindistab? Saab ikka jah. Vot, siis ongi see, et siis tõelist pärlid tulevad välja. Et kui ma ühel päeval... Sorcery, vaata. Yes. Et kui ma ühel päeval panen mingile tootele 10, siis te teate, et see on päris. Et ma ei aja mingit jama. Aga mis sul on 10? Mis mul on 10? Jaa, mis on su lemmik toit? Ja siis saad sellele vaheks ära öelda lõpuks. Mul lemmik toit. Mõtlen, mis mul viimane aeg. Ma arvan, viimane aeg mul vahupuder, see, mis mina teen. See on hea. Paned vaarikamoosi ja maapähklivõid ja võt see on teema. Professionaalne. Väga. Ei, no see on see, kui sa oled ikkagi kuulus TikToki sisulooja, siis inimesed helistavad sulle, pakuvad sulle kandikul igasuguseid võimalusi. Kirjutavad nagu pigem. Ja mulle meeldib see. Ei, praegu kindlasti helistati ja pakuti sulle mingi hästi suurt võimalust. Ja mina lihtsalt. Ja ei, see on arusaadav, aga miks? Nagu, sa oled siin praegu, vaata. See ei hakka mingi muu asjaga tegelema. Jah, tuleb teha valikuid. Jah, mis siis tuleb sellele?
Hinne või? Vahupuder ja mitu sellele? No vahupuder on 10, siis see on, ma arvan, ikkagi siuke 7. Ma olen nagu enamus nendele andnud 7 minu arust. Kõik on mingi suht siukse ühe pulga peal. Sest rahul olematu. Kellegil on mind väga vaja. Vabandust. Igatahes, jah, 7 ja jah. Jah. Ma ei oskagi midagi rohkem kommenteerida. Hea jook on, värskenda. Mulle meeldib. Ma mõtlesin päris, et panedki mingi 10 ja siis ma hakkasingi nagu, et see on nagu päris see, aga kui see on 7 ütled, siis nagu põhimõtteliselt ma võin sellega nõustuda. 7, jah. Aga ma olengi mingi kõikidel toodetel pannud 7. Nii et väga õudset siia otsime seda pärlit veel, nagu päris pärlit, et kõik see, mis me oleme proovinud, on väga head. Aga vaat, kui tuleb see 10, siis see on nagu selles X-faktoris on see kuldne pilet lihtsalt. See on 10. True. Vot, loe mingit kirja ka või? Loe, sest et ma tean, et sa tahad vaadata, kes helistas, et samal ajal kirjaga lugeda. Ei. Me oleme siin praegu. Nii, aga ma loen siis ette. Kirjale pandi hea pealkiri ka. Nii. Best sex of my life. Kõlab väga huvitavalt. Vaatame. Hei, mul on üks lugu, mis juhtus ööklubis Maasikas mõned aastad tagasi. Läksime siis sõbrannaga peole ja ei läinud kaua, kui üks mees koos oma sõbraga meile lähenes. Mees hakkas mu sõbrannaga jutustama. Tema sõber ja mina olime aga veits tagasihoidlikumad ning istusime vaikuses. Samas oli üsna mõnus, tundus selline rahulik vend ja ta oli hästi pikka kasvu ja suur. Lihastes. Mulle meeldivad lihased. Võtsime jooki ja ühel hetkel avastasin end temaga klubi tantsuplatsil suudlemas. See kõlab nagu siuke basic stsenaarium. Kõlab või? Nagu... Kõlab või? Ei nagu Maasikas. Päriselt. Ei, me jõuame nagu, kui sa lähed ööklubisse. Väga erinevat elu ikka elame. Ei, kui sa lähed nagu ööklubisse. Ei, ma tahtsin just öelda, et äkki see on sinu kirjutatud kiri, vaata. Et noh, et sa lugesid... See on nii basic, vaata. Ei, seda ka veel on, aga sa lugesid seda, et mulle meeldivad lihased. See kõlas nagu täpselt. Mulle meeldivad lihastes vennad, nii et sa pead nagu enda eest hoolitsema ikka. Aus. Ühesõnaga, jõuame selleni tagasi. Ma loen edasi. Loe edasi. Lihastes mulle meeldivad lihased. Võtsime jooki ja ühel hetkel avastasin end temaga klubi tantsuplatsil suudlemas. Aga mitte ainult. Ta puudutas mind täpselt nii, nagu tollel hetkel mulle meeldis ja ma pole midagi sellist varem tundnud. Võtame siis loo lühidalt kokku ja tunnistan ausalt. Me seksisime meeste tualettruumis ja teate mis? See oli mu elu... ja see oli mu elu kõige parem seks ja mingisugust räpasust ma selles ei näinud. Hiljem suhtlesime veel natukene, aga rohkem midagi meie vahel ei juhtunud. Tundub, et see loom tuli ka ainult tollel ööl välja. Ülejäänud kordadel oli ta taas selline kinnine. Hetkel tal on laps ja naine ja töötab kuskil vangivalvurina. Seda füüsist vaadates... Mul tõmbus ingliskeelne lukku. Last olla. Seda füüsist vaadates ilmselgelt. Obviously või? Jah, see on nii raske sõna minu jaoks. Obviously. Jah, väga hea. Mälestus aga sellest ei ole kunagi kustunud. Kahju, et ta selline ludri kainen oli. Ludri on nii hea sõna. I love the sõna ludri. Muidu oleks asja saanud küll. No nii, kas sa oled sa oled klubides käinud? Millal sa viimati käisid? Millal sa viimati Maasika klubis seksisid? Aga ikka olen klubides käinud. Aga minu nagu see ei ole nii basic, et klubis suudlemine tantsuplatsil. Et ma lähen ja võtan klubist mingi inimese ja kohe hullult matchib ja kohe suudleme, et ei, see ei ole jah tavaline. Okei, sa mõtlesid seda ma mõtlesin, et ei ole Okei. Ma mõtlesin just seda situatsiooni, kui näiteks mina täiesti kõrvaline isik astun klubisse, siis mida ma näen seal kuradi tantsuplatsil, kes panevad tatti, kes kohe hakkavad seksima, kes lihtsalt nagu ei saa mitte midagi aru. Kus klubides sa käid? Ma olengi mingi Maasikas käinud ja siis Pärnus mingi, mis apteek on? Apteek, siuke klubi. Tõnisõna sa ei ole kuulnud? Jah, aga see jääb kuskile kauge, kuigi ei oota. Nüüd, kui Empsi sünnipäev oli, siis ma läksin tema sõbrannaga ka. Läksime, ka oligi Maasikas. Kas Maasikas toimib veel või? Jaa, Maasikas on ju Tartus. Ja. Et läksin Maasikasse, sellepärast, et Empsi sõbranna poolt kunagi klubis käinud, ma mingi, Tegelikult. Lähme siis. Siis näitasid talle, kuidas elu käib. No me tantsisime ja minu närvid lihtsalt
nagu mehed. Kuulake nüüd mehed, värdjad. Ma tean, et on väga viisakaid mehi, aga seal lihtsalt, kui ma ütlen sulle, sa tuled küsima mu käest, kas me võiksime tantsida. Ma ei ole küsinud. Okei, kui mingi meesterahvas tuleb küsima minu käest, et kas me võiksime tantsida ja ma ütlen sulle ei, siis sa raisk ei hakka minuga vaidlema või nagu mingi argumenteerima. Ei, mis see üks tants on, vaata, mis su viga on, kui ma ütlen ka, et ma tunnen ennast ebamugavalt, siis nagu cut the shit, mine ära. Nagu ei taha. Ja siis seal oligi... Mis tähendab, sulle lähenesid siis noormehed või vanemad mehed või kes iganes, kes sulle olid ebasümpaatsed? Ilmselt küll, jah. Või nagu ma ise... Sest alati on olemas... Vaata, ma arvan asi sellest, ma ise olin kaine. Nad olid purupurjus. Purupurjus. Sul mingi silmavaade, vaata, puudulik. Ma ei viitsi suga tegeleda. Sa oled purjus, sa ei saa mitte midagi aru, ilmselt sellepärast nad ei saa teist ka aru, aga ei, ta ongi raske vastu võtta. Kujutad, et keegi annab korvi nagu... Nii alt tunne. Muidugi on, aga nagu kui sa hakkad seal mingi et aga teeme ühe tantsu, siis see on veits halvem ju. Muidugi on halvem. Aga noored, vanad? See oli igast vanuses. Põhimõtteliselt sa olid nagu lihtsalt seal ja siis nagu järjest tuldi. Sul põhimõtteliselt järjekord oli selja taga. Ei, no järjekord ei olnud, aga nagu mingi hetk saad rahu vaata, tantsid ja siis juba mingi silmanurgast ka näed ja siis ma hakkasin seda taktikat kasutama, et ma näen silmanurgast, ma juba keerisin selja vaata. Ma ei viitsi tegeleda, ma ei viitsi nagu hetke rahul, ma tulin lihtsalt seda tantsima, ma ei viitsi tega tegeleda, ma ei viitsi tega rääkida. Ei, aus. Siis me istusime ka seal, mis seal mingi need toolid või mingid on ja siis mingi vend istub minu kõrval on ja lihtsalt vaatab. Siis mingi hetk ma tunnen, et keegi üllab on ja siis ma vaatan talle otsa. Mitte midagi ütle. Okei, mugav, aga keeran siis tagasi ennast nagu MC sõbranna juurde. Tunnen ikka üllab. Ja siis ma lõpus keerin. Ütlen talle tere. Siis ta mingi tere. Siis ta hakkas mul mingit imelikku mingit küsimust, mingi laulu kohta küsima. Ei, see oli lihtsalt mingi, ma ei tea, siuke sisutühi sina küsimus. Mida mõttes Kermo Murel, kui ta tegi laulu rahvalaulu? Ei, mingi laulusõnade kohta, vaata, mis keeles see on? Siis ma ütlesin, et ma ei tea. Nagu... Lõumakorea? Ei, ma arvan lihtsalt, et ma olen lihtsalt siuke bitch. Kui ma ei viitsi suga rääkida, siis lihtsalt sa saad aru sellest. Ja too hetk oligi see, et sa lihtsalt jõllad, sa ei ütle mitte midagi. Ma ei ole jõllanud. Vabandust. Nagu need meesterahvad. Nad lihtsalt jõllab on ja sa ei ütle mitte midagi. Ta ei ütle mitte midagi. Sorry, Andreas. Ja nagu mega ebamugav. Meil mõlemal. Okei, võib-olla tal ei olnud, ta oli purri, võib-olla ei saanud aru. Ja siis ta ka mingi kutsus tantsima ja siis ma mingi ei, ma ei soovi. Okei, on ja. Ja siis läksime tantsuplatsile ja tuleb ja lihtsalt hakkab suruma. Ja siis lõpuks tegin talle selgeks, et ole hea, mine naudi oma õhtut, et ma ei soovi suga tantsida. Siis ta võttis MC sõbranna ette. Ja siis nagu mul alguses tunduski, et vist on chill, on ju, et MC sõbranna nagu naudib Vaibivad. seda, ja et saab tantsida temaga. Ja mingi hetk ma näen, et kurat, ei, tal on ikka ebamugav. Siis ma küsin ka, et kas sa tahad temaga tantsida. Ütles, et ei, aga ta ei saa aru. Siis ma läksin närvi. Siis ma läksin närvi. Siis ma ütlesin ka sellele vennale, kuule, ta ei soovi suga tantsida, ole nii kena, mine naudi oma õhtut kuskil mujal. Nagu ta ei soovi suga tantsida. Kas ütlesid päriselt nii või? Jaa. Sa ei öelnud, mine siis kuradi... Ei. Ropendama ma hakkasin siis. Klubides on mingil põhjusel tavapärane see, et mingid vennad arvavad, et on okei minna mööda ja krabada naiste nagu persest. Jaa, see on nii haige. Ja ma ka mingi tantsin, mingi tunnen, mingi vend lihtsalt krabab persest. Oi plää. Aga nagu ta oli sel hetkel, kui ma keerasin ümber, siis ta oli juba mingi klubi teises otsas, aga karvased lendasid, vaata. Ma läksin nii närvi lihtsalt. Mis mõttes, nagu, mis õigusega sa tuled, katsud nagu võõrast naist? Nagu mine hüppa kuskilt alla, vaata. Kõige haigem ongi see, et kui sa räägid, see on fucking naljakas. Aga tegelikult on tegu nagu fucking kuradi siukse kuradi kehalise rikkumisega tegelikult, et sa puudutad üldse teist inimest. Ja ongi. Ja samamoodi on see ka, vaata, kui on mingid, kui sa tahad tantsida, kohe hakkab mingi katsumine pihta. Nagu tõmba nii, vaata, et nagu ma ei taha. Ja sellepärast ma ei käi klubides ka. Et fucking rõve. Põrandad kleepuvad, keegi kuradi ameleb seal kuradi tantsuplatsil, mingid vennad näpivad sind.
ei. Pluss see muusika ka nagu võib-olla ma vanasti olin ise lihtsalt purjus, see tundus see muusika hea, aga nüüd vaata, kui oledki mingi kainena käinud, onju, siis see muusika, selle järgi saad tantsida. Nagu muusikas peaks olema selline üsna siukene see on siuke hitraadio siuke jaa, aga see on selline mingi tatsad ühelt jalad teiselt, seal ei ole nagu mingid hetked on, kus on mingi siukse rütmi ja asju, siuke mõnus, vaata nagu juba tunned, nüüd saab juba sisse, vaata ja siis jälle okei, davai. Et klubid on minu jaoks no-go ja kui me tuleme tagasi selle kirja juurde, siis ma just mõtlesingi seda, see mingi kuradi suudlemine seal, vaata mingi vaatad selle... ma lendasin kohe sulle peale, vaata. Ei, see on okei. See oled sina. See on normaalne asi. Ma olen, mida verset, et klubides ma käinud olen. Ei, see ongi, vaata. Ma lootsin siis, kui ma noor olin, et elu hakkab niimoodi, ma lähen klubisse ja siis ma lähen mingile naisterahvale tere. Aga võib-olla tänasel päeval on asjad vaata nii vabad, et lihtsalt toimuvadki siuksed asjad kergemini. Ma ei tea. Et aga ei. Aga selles mõttes, et nagu ta ütles seal, vaata, mul ise meelde, et ütles, et see, nagu nad olid siis tualettruumis vahekorras. Ja, sellest ma ei tea midagi. Tualettruumis olid vahekorras, on ja ta ütles, et see ei olnud räpane. Aga kui mina mõtlen maasika tualettruumi peale ja ütleme siis, kui kellaaeg on hilisem, ei ole päris selline kell 12, vaid pigem on siuke 3, siis see tualettruum on üsna räpane. Aga minu see kiri oli hästi siukene nagu imposantne siukene. Mis asi? Sul on nii uhkes sõnad. Oota. Siukse intelligentse inimese poolt kirjutatud, et nagu, et mulle tundus nagu, et kuidagi võttis seda kõike kuidagi nagu väga rahulikult, et tüüp oli ludri, muidu oleks asja saanud küll, et kui sul ikkagi elu parim seks oli ebamugavas räpases maasikapellikus, siis see pidi tõesti hea olema. Aga fakt on see, et mõne inimese kehad lihtsalt nagu sobivad nagu pusletükid ja Juistina leidis oma pusletüki, aga kuna inimene ise oli ludri, ma armastan sõna ludri, siis ei olnud midagi teha. Aga et siis tervitused vangivalvurile, kes tegi parimat seksi, aga oli ludri. Oota, maasikas on, ta on ilmselt Tartu vangivalvur. Seda ma ei tea, seda vist ei olnud kirjas. Ei, seda ei olnud kirjas, aga ma äkki eeldan. Nimed, nimi, vanus. Jah, kirjuta meile, kes see on. Et ei äge. Maasikaga mul tuleb meelde see, et kohe, et ükskord ma olin hästi purjus olin. Veits on joogine. Täiesti kinni olin. Tegelikult. Kännuämblik. Siis mul oli see mingi situatsioon. Mina ei mäleta, nagu, kes alustas või mis seal oli. Ma sain veits kurjaks ja siis turvamees tuli. Siis ta võttis mul nagu ühest käest kinni midagi taolist. Aga ma ei olnud nõus sellega. Ja siis ta kuidagi natuke jaurasin seal. Ja siis tuli teine turvamees veel appi talle. Aga tema ka ei saanud jagu, sest ma jaurasin päris kõvasti. Ja ma ei mäleta, kas see oli kuidagi niimoodi, et 3 turvamist lõpuks vedasime seda või ei olnud. Aga jah, see on see meeles, et ma pahane olin lihtsalt. Mõnikord tekkis selline situatsioon, et nagu midagi juhtus, on ju. Kas siis nagu vastase poolt tekitatud või minu enda poolt tekitatud. Aga ma ei mäletanud seda, et see juhtus 10 sekundit tagasi. Siis ma olin nagu niimoodi, mida? Miks sa tuled minuga nagu, mida ma teinud olen, vaata? Okei. Et sellised asjad on juhtunud, et kui inimene joob ennast üle. Et on toimunud seiklusi. Aga võt seda seiklust ei ole, mis kirjas oli. Ei ole ma seksinud mitte kunagi maasika tualettruumis ega ka üheski teises klubi tualettruumis. Jah, sama. See tundub minu jaoks räpane või siuke, et hea seks, aga me saame siit haigusid vaata. Et pigem mitte, Jah. Et aga purjus peaga sa olid nagu pigem siuke rahulikum ja mäkilisem. Kõik emotsioonid tulid valla või? Ei, mul ongi terve elu olnud see probleem, et kui ma alkoholi tarbisin, siis ma alati tekitasin mingi jama. Kas see oli mul seotud? Ma oma sõpradega ma keerasin mingi jama kokku, kellegi teisega keerasin mingi jama kokku, muutusin hästi halvaks või selles mõttes, et mul on väga palju probleeme olnud täispeaga elus. Aga see ei tähenda, et ma nagu järgmine kord ennast uuesti täis ei olnud. Et nagu seda hetke, kus ma hommikul ärkan ja mõtlen, et holy shit, nagu päris siis on nagu mõistus on kodus, on ju, holy shit, saan teada, mis toimus või on meeles, mis toimus, siis on nagu, et ei, väga palju halba asju on toimunud. Ja ma olen ka aru saanud, et kogu see mingisugune frustratsioon ja mingisugused armid, mis on jäänud, mis iganes kohtadest, on, et tulid mul välja alkoholiga. Ja. Tulevadki.
mõnel ei tule ja ma nagu tõesti väga kadestan neid inimesi, kes ongi nii, et kui joovad, et nad suudavad olla nagu rõõmsad, vaata, et ongi väga rõõmsad alkohoolikud, vaata. Ma olin üks nendest. No näed, nagu... ja täpselt, et see on nagu või siis lust, oli see, et kui keegi kui läks nagu nagu tead küll neid purjuspeaga neid nagu sügavaid vestlusi, vaata me varasemalt rääkisime ka. Kaks inimest lalisevad. Siis võib-olla nagu tõmbas mingi väikse pisara ja no on ikkagi nutnud ka et ma olen siuke meisternutjana. Et aga üldiselt ma olin mingid, mis asja, paneme pidu, lõbus peab olema ja niimoodi, et kõigil on lõbus, et on olnud mingi konflikti olukordasid küll, aga pigem on see, et ma olen ükskord minu sünnipäeva ajal ma pidasin seda maal Vändras ja siis mõtlesime, et seal oli mingi kohalik siuke baar, kus nagu toimus ka mingid peod asjad, noh, siuke diskomuusika värgid ja siis me läksime mingid kostüümides ka, lihtsalt pulli pärast ja siis me läksime sinna ja siis meil oli jumala lõbus, nagu me kuradi sõbrannadega omasime seda kohta, vaata, lihtsalt terve tantsuplatsi peal tantsisime ja siis tuli mingi, noh, selle suitsunurgas tuli mingi naisterahvas, tuleb Välgo Mihkliga ma panen põlema sul selle kostüümi, ma mingi what the shit. Ma olin nii segadus, ma ütlesin, et nagu chill, et ei ole vaja vaata, et ma pigem olingi see, kes nagu rahustas maha, et ma ei andnud nagu seda agu juurde. Et jah, ja. Mida sa ütlesid? Kohe tou kirja. Ei ole siin rohkem juttuna. Ja ma ei ole üheski mingi naiste catchis või ma tean, olen kuulnud vaata naisi, kes ongi mingis kakluses sees või siis ma olen oma peas mõelnud ka, et huvitav, kuidas ma nagu, mis ma teeksin? Kas ma kakleksin nagu naine? Ehk siis tõmbad vaat juustest ja ma ei tea mingi või ma paaks lihtsalt tou kirja nagu niimoodi, et on vaata. Ma ei ole kunagi kakelnud, ma ei tea, äkki ma ei oskagi äkki, ja ma loodan, et ma ei pea ka kaklema. Ma loodan ka, et ei pea. Aga ma arvan, et minust tuleks see siuke mingi X-seina tuleks välja, nagu mis mõttes sa tulete liiga mulle või mu lähedastele vaata. No võt, mul tuli ka alkoholi joobest tuli mul X-seina välja, nagu sisemine Herakles või X-seina whatever, et see on jah crazy, et samamoodi, et nagu kaine peaga või üldiselt ma olen nagu full nagu vägivalla vastane, et noh, ma olen vägivalda kogenud nagu ise, eks ole, ja ma olen ka oma elus paar korda nagu ise siis olnud see, kes ongi siis kaklusesse nagu sattunud või ise alustanud, on ju, aga alati mul see asi, et nagu, et ma ei taha nagu teise inimesele haiget teha. Ma ei taha, sest ma tean ise, kui valus on haiget saada, siis ma nagu ei taha teisele ka haiget teha, siis ma nagu olengi alati nagu tegelikult eemal hoidnud sellest välja arvatud siis, kui ma nagu täis olen. Siis oli küll nagu, siis tuli neid situatsioone, et aga rohkem kuidagi mul on vedanud sellega, et ma olen alati olnud suur. Mul on päris palju kaklusi ära jäänud tänu sellele, et võib-olla ongi mõni inimese on back down jäänud, vaata. Nad ei ole nagu selle kaasa läinud, vaata. Et noh, siis kui ma võin ka hirmu äratav lihtsalt olla, kui ma olen täis ja räuskan, vaata. Et see on ära hoidnud nagu ka probleeme tegelikult. Ma ei kujutaksin ette, või nagu müüka sa vihasena oled. Aga noh, aga on, ma võingi päris hirmu äratav olla. Okei. See vist muidu on päris hea tegelikult. Millal sa olid millal oli see hetk, kus sa olid nagu mingi püha viha täis? Kas sul meenub mingi siuke olukord? Kainena või purjuspeaga või? Kui praegu sellest räägin, mis mul tulevadki püha viha täis üldiselt ka või? No jah, et sul tulebki mingi siuke mingi kuradi raisk. No vaat nüüd silmad lähed põlema, sees keeb. Ei, neid asju ikka tuleb ikka päris tihti. Ja. Okei. Ma arvan, et sa oled ikka näinud, et kui ma ikka olen vihane kellegi poole, siis ma ikka ma ei ole seda päris seda aga jah, selles mõttes, et lausa, et nüüd kohe löön hambad sisse. Vist ei tule meelde praegu, kõik tulevad ikkagi alkoholiga seotud mingid situatsioonid meelde. Sest noh, ma olen oma eelnevates podcastis olen rääkinud seda lugu, kuidas mul olime seal Ristisaa pubis ja siis kolmekesi ja siis istusime seal ja panime jooki. Ja siis keegi vist midagi kobises sealt kõrvalt või olid liiga laud või midagi nad olid seal. Ma olin jumala kinni omadega. Siis ma tõusin püsti, tõmbasin talle otsa niimoodi kümpi ära, istusin maa tagasi, panin jooki edasi. Siis ühel hetkel oligi, et turvamees tuli. Miks? Samasugune situatsioon põhimõtteliselt nagu maasika. Miks sa ründad mind? Teine turvamees tuli, siis kutsuti politsei. Siis lõpuks pandi mind sinna kuradi politsei autosse. Siis viidi mind ära. Ja siis ma jõudsin politsei majja, siis parasjagu mul tollel hetkel siis nagu mu girlfriend oli siis selle politsei
pealiku tütar ja siis ma ülbitsin selle politsei pealikuga siis seal. Oled sa kuulnud selle lugu? Ei ole. Okay. Aga ma kujutan selle situatsiooni ette ja kõik ülbitsin tellega edasi ja täiesti nagu jumala kinni, midagi aru ei saa ja siis lõpuks pandi mind siis sinna puuri ära. Ma rääuskan seal edasi, et ma ei saa siiamaani saanud aru, et miks minuga nii tehti, miks why you fuck Estonian people. Ja siis mul pandi jalad raudu. Jalad raudu? Jaa, sest ma peksin jalgadega seda ust, vaata seal. Pandi jalad raudu. Rööksin edasi, siis ma peksin seal küüranukkidega seal seina midagi taolist, siis tuli uuesti, siis pani mul käed kinni, siis mul käedki raudus ja jalad raudus. Ja siis järgmine hetk ma mäletan seda, et ma hommikul ärkasin ülesse seal. Kainestusmajas siis? Ja see on samas, kus mul olid. Käed olid kinni, jalad olid kinni. Niimoodi ärkasid üles või? Assa raisk. Ja siis ma mõtlesin, holy shit, see oli üks hirmsamaid hommikuid. Esiteks oma tollele girlfriendile otsa vaadata, kelle isa ma just täis sõima, pluss kogu politsei kuradi selle olin seal laamendanud ja pluss see, et nagu kus situatsioonis ma olin. Ma arvan, see oli mingi 20 aastat tagasi, natuke rohkem. Et see on üks siukene nagu, praegu on nagu lahe lugu, mida nagu mäletada, aga see on nii kuradi rets, et mida siis nagu alkohol inimesega teeb. Ja täpselt sama situatsioon, et ei mäletanud, et ise olin tekitanud probleemi. Ja see võib päris crazy olla. Oot kainestusmaia ma ka ei ole jõudnud. Ma mäletan seda, kus ma kõndisin tagasi sealt, et õnneks politseimaja ei ole mu nagu lapsepõlve kodust või sealt, kus ma elasin, nagu ei ole nagu väga kaugel, et siis nagu ei olnud väga pikk. Ei olnud väga pikk jalutuskäiks, 20 minutit elu üle järgi mõelda. Nagu. Holy shit. Ja ma arvan, et see nagu ükskõik, mis karistused maailmas on, ma arvan, et süümepiinad, mis sul on kõige hullemad. Ükskõik, mis nagu olukord on, need süümepiinad on kõige hullem karistus. Et sa võid istuda aastaid vangis, aga vaat, kui sa oled nagu iseenda vang, siis on perses. Vaat, väga ilusad mõtted tegelikult selles mõttes, et... For me aitas. See aitas. Ei, tegelikult ma ei tea. See aitas. Kui mul ka tulevad praegu siin, hakkab tulema, on. Aga ei, ongi, ega see meie pea ongi see, millest me välja kuidagi minna ei saa, vaata. Ei, see on rets, et ja ma olen sellest nagu viimane aeg aru saanud, et olla ise enda vaenlane kõige hullem, on ju. Et sest et sellest vangistusest sa ei pääse. Et miks peab ikkagi enda sees asjad korda tegema ja korras hoidma, ongi, sest sa pead ise endaga elama. Et jah. Ja mul on endal kahju, et ma noorena ei suutnud võib-olla oma traumadega tegeleda võib-olla nagu päriselt. Et nagu kõik see tuli alles hiljem, kus nagu sain teadlikumaks ja hakkasin nagu tegelema sellega, mitte ei uputanud siis oma mingeid asju alkoholi sisse. Jah, aga lihtsalt ma arvan, et see mis nagu ühiskonnas oli, vaata. Tänasel päeval ju räägitakse nendest asjadest rohkem, sul on rohkem võimalust, sul on rohkem infot, mis mingitel hetkel võib-olla see info üleküllus teeb just kahju, aga ikkagi ma tahaks öelda, et nagu näiteks mul, miks mina olengi mingit asjad, saan nagu kiiremini jaole või kuidagi varem hakkan tegelema, ongi see, et mul on info nii kättesaadav ja sellest nagu räägitakse igal pool. Et ma tunnen võib-olla ühest küljest nagu turvaliselt, et ma nagu saan nende asjadest rääkida, nendega tegeleda. Teisest küljest mul jooksis mõte kokku praegu. Nice. Ühest korrast sa saad rääkida sellega, jääme siis sinna. Lasta siis jääda. Jah. Et ma arvan lihtsalt sul ongi see, et sa kui sul toimus see kõik, mis sul toimus, sul oli teine maailm. Ja sul oligi keerulisem. See on nii erinevad elud, vaata, mis me rääkisime kunagi, et nagu ühe elu sees on nii palju erinevaid elusid. Jep. Et, ja see, et sa nagu tänasel päeva sellega tegeled, see on väga suur asi. Sest et on ju sinu ealisi inimesi, kes päris see oli nii hea lihtsalt. Oh my god. Või nagu sinu generatsiooni või kuidas me selle teaks? Minu ealised, noh. Et mehi ja naisi, kes palun vabandust. Vaata, need sõnad on juba õhku visatud. Nüüd on lappes. Vaatad eluhoolikud jäävad ära. Viimane saade. Et ühesõnaga, et
on inimesed, kes ei tegele sellega ja nad elavadki nii, nagu nad kogu aeg on elanud ja toovad vabanduseks, aga mu ema ja isa tegid nii ja ma ei tea, kõik oli pask, vaata. Ja, aga sina saad muuta seda ju. Sina ainult saadki seda muuta ju enda elus. Jaa, aga see ei ole see, et ainult minu ealistega. Okei, jah. Ma tegin sulle liiga. Sa tõid praegu nii nagu hea näite ja ma tean, et sa kindlasti ei räägi minu ealisest. Minu ema ja isa tegid nii, vaata. Jah. Et see käib ikkagi kõigi kohta, et see on väga tore, et sa püüad mind laita nappida, et parem hilja kui mitte kunagi lihtsalt. Ja aga nii on ju. Ongi. Nagu oluline see, et sa tegeled sellega. Ei, ma olen sellest aru saanud, et ma ei saa nagu olla nagu kurb sellepärast, et ma kuhugile ei jõudnud nagu varem on ju, aga vahepeal on nagu see, tuleb see mõte, et kui mõtled just selle aja peale, kui palju ma oleks saanud pollel hetkel kuradi areneda, vaata. Aga oleks on kehv mees. On ju, värdus. Värdus on, jah. Pole hullu, las ta olla oma ette siis. Oleks ja poleks, noh. Kuulge, aga teate, mis meil on? Meil on teile kinkekaarti. Jah, see mina jalg, mis krõksus. Et meil on teile kinkekaarti ka anda nendele, kes meile kirjutavad. Käin korra peidus. Jah. Käisin korra peidus, sest et meil on selline asi nagu KK Lingerie. Lingerie. Iga hetk vajab tähistamist. See kinkekaart on mõeldud just sulle, et tuua rõõmu, pakkuda elamusi ja luua meeldejäävaid hetki. Palju õnne sulle võidu puhul. See on siis sellele inimesele, kes selle saab. Ja see on siis 40-eurone kinkekaart KK Lingerie poolt. Nii, et... Jah, ja seal on, nad on tuntud võib-olla oma ägedate rakmete poolest, mida sa saad nagu keha aksessu. Ma ei oska rääkida. Ma ei oska täna rääkida. See, mis toimub lihtsalt. Et siin on nagu siin niimoodi. On rakmed, aga seal on ka muid tooteid ja miks mitte korra piiluda sinna nende kodulehele. Ja võib-olla teha kingitus endale, oma lähedasele. Jah, vürtsitada oma elu, et siin on ju ka, et kui me korraks rakmetest räägime, et K&K Lingerie rakmed on aksessuaar, mida saab kanda aluspesuga, aluspesuta. Samuti saab rakmeid kasutada nii riiete all kui ka riiete peal. Vot, et pange hullu. Pakkudes kandjale enesekindlust ja stiilset välimust. Ma arvan, et kõik on öeldud. Jah, nii et kirjutage meile eluhoolikud@gmail.com või siis meie Instagrami. Ja, mõlemad need on avatud, postkastid on avatud. Et kus kohas tunned, et on mugavam, lihtsam. Ja, andke teada, et te olete pundis ja tahate neid saada. Võite lugusid kirjutada ka, et kõik on lubatud. Jep. On ju? Jah, aga ma ei tea, tõmbame otsad kokku. Mina tean, tõmbame otsad kokku. Sa ütlesid, et sa ei tea, mina tean. Ma ei tea, see on mingi sidesõna, teine nagu siuke sidesõna või lause on, pole hullu. Pole hullu. Mu kass suri just ära. Okei, pole hullu. Pole hullu. Sul olid kunagi käed ja jalad raudus. Pole hullu. See on nagu... Väga õige. Aga ühesõnaga, pange hullu ja kuulake eluhoolikuid, nagu ikka. Head aega.